Ma otseselt ei teagi nüüd, mis mul seda rääkida. Ma tean seda, et ma olen kohvi vahetanud jäätise vastu. Aga okei. Ma nägin scrollides ühte videot, reklaami. Ja see reklaamis oli üks väike tüdruk, ütleme, et kuskil 2-3 aastane on ju. Ja ta oli magama minemas, oli oma voodis õhtu. Ja siis tal oli raske uinuda. Ja ta võttis voodi kõrvalt, tal oli mingi öökapikene oli seal või midagi. Ja ta võttis sealt pihku ühe plastmassist julla. Lihtsalt siukse, ma isegi ei oska öelda, nägi siukene mingi julla nägi välja. Siuke ümmargune väike või ovaalne selline. Võttis selle pihku ja siis ta jäi rahulikult magama. Nii hea. Ja siis seal oli veel mõnus siukene unemuusika oli pandud taustaks ja jutt selle reklaami juures oli see, et see oli muidugi inglise keeles. Mingi väljamaa teema võib-olla, aga ma ei tea. Ja jutt seal juures oli see, et umbes, et rahulik uinumine garanteeritud ja jonnidele lõpp ja rahulik magama jäämine ja mingid siuksed asjad. Siis ma vaatasin seda ja ma lihtsalt vajus suu lahti. Plastmassjulla, mille see laps võtab kätte. Ja siis ta jääb rahulikult magama. Nagu aga vanemad? Et mõistate? Kuhu see tänapäeva maailm välja jõuab? Ma vaatasin mitu korda seda, kusjuures seda videoklipikest ja mõtlesin omaette, et täitsa lõpp lihtsalt. Kujuta ette, kui mõnus. Laps jääb rahulikult magama. Ilma igasuguse jamata. Sa paned ta lihtsalt voodisse. Mis iganes kellaaeg siis see uneaeg on ju. Ja ilma jonnita, ilma igasuguse jamata, ta jääb üksinda rahulikult magama. Ta jääb jumala üksinda rahulikult magama. Lihtsalt ma tahan seda veel öelda. Ta jääb jumala üksinda rahulikult magama. Ja see on nüüd see koht, kuhu me siis oleme välja jõudnud. See on nüüd siis see koht, kuhu me oleme selles maailmas nagu välja jõudnud laste kasvatamises, kõiges, mis puutub laste kasvatamisse, on ju. Me oleme suutnud areneda inimestena nii ääretult ägedalt kaugele, et meil on võimalik panna lapsed, väikesed, pisikesed lapsed, jumala rahulikult magama. Äge? Ei ole tegelikult. See on kaugel ägedast. Ma saan aru, see on võib-olla lahendus nagu nendele vanematele, kellel on nagu tõesti nii siiber, ta lihtsalt ei jää magama. Ta lihtsalt ei jää, ta röögib, ta lõugab, mida kuradi kõike veel on ju. Vabandust väljenduse pärast on ju. Ja siis on välja mõeldud sellised tehnikavidinad, et nad jääksid rahulikult magama. Kujuta ette, kui kihvt. Sa ei peagi seal üldse juures olema.
sa ei pea üldse seal juures olema. sa paned oma väikese 2-aastase lapse lihtsalt voodisse, annad talle kõrvale ühe plastmassjulla, mis, issand jumal, mis asi seal kirjas, ma isegi ei tahtnud otseselt süveneda, aga mingid elektriimpulsid, mingid lained, mis see julla siis annab, et ta rahustaks maha ja Aga vanemad? Mida nad reaalselt teevad siis sellel ajal? Kui nad peaksid last magama panema? Ilmselt, võttes arvesse, kuhu meie põlvkonnad ja need asjad on välja jõudnud, siis ma pean äkki isegi vabandama enda selle reaktsiooni pärast praegult. Samas väga ei tahaks vabandada selle oma reaktsiooni pärast praegu. Sest et lapsevanema eesmärk natukene vist ju peakski olema see, et ta tegeleb enda lapsega. Mitte andma talle kätte plastmassjullad. Kas te saate aru, et see ongi praegult see, kuhu meie maailm välja jõuab? Läheduse puudus. Me harjutame lapsed ilma iseendata nagu olema, hakkama saama. Juba nii väikesest saati. Ma saan aru, et on vaja et oleks mugav ja et oleks nagu, et ise oleks stressivaba ja ise oleks nagu, saaks puhata ja saaks rahu sellest lapsest ja Vau. Ma seda jäätist endale siin kokku pannes, ma panin siia vaarikamuusi veel peale ja šokolaad on mul siin kuskil all peidus. Ja ma panin seda endale siia kaussi kokku, laadisin lihtsalt ja mõtlesin, et kurat, see on ikka täielik, see on kapitaalne stressisöömine praegu. Mitte midagi muud. Õnneks ma saan seda endale lubada. Milline õnn, et me saame tänapäeval panna oma lapsed nii rahulikult magama. Neil ei olegi meid vaja. Me lastel ei olegi meid vaja. Ma hakkasin üks päev kirjutama ühte artiklit seoses jälle ühe taipamisega, mis mul oli. Ja see jäigi mul sinna kirjutamata sellepärast, et ma mõtlesin, et ma kirjutan nii ilgelt pikkasid jutte, et ma nüüd otsustasin teha teise strateegilise lähenemise, ma hakkan videosid tegema. Sest et need saab taustaks niimoodi lihtsalt käima panna ja siis ei pea ise nagu, saab kuskil mujal midagi muud tehes samamoodi kuulata. Aga miks ma hakkasin seda, kus see taipamine mul tuli ja mida ma kirjutama hakkasin, oli midagi stiilis, ma panin sinna isegi pealkirja, et ekraan kui otsetee suhtevägivalda. Kusjuures. Ja jälle kord mulle sai selgeks, miks mul on kuidagi sattunud niimoodi, et ma tegelen korraga nii vägivaldsete suhetega, narsissistlike vägivaldsete suhetega, kui laste tervendamisega. Sest need on nii seotud omavahel, need teemad on nii seotud. Ja aina selgemaks see mulle saab. Ma sellest ekraanist ja sellest seosest täpsemalt praegu lähemalt rääkima ei hakka, aga mu põhipoint oligi see, et see sama video, mis ma just enne siin vaatasin, mitu korda vaatasin ja lihtsalt ma olin hämmingus. Et seda reklaamitakse ja kusjuures ma lugesin kommentaarid ka läbi. Tasub alati lugeda kommentaare ka, sellepärast et ma läksin tegelikult kommentaariumisse sellepärast, et ma lootsin, et ma leian sealt vastuväiteid sellele jullale. Te kujutate ette, seal ei olnud mitte ühtegi vastuväidet.
need kommentaarid, kõik, mis ma sult lugesin, oli kas kiidavad takka, et joo, jaa, meil on see aparaat, jumala hästi töötab ja ma ei tea, ma olen nii rahul. Ja siis olid teisest nagu stiilist olid need, et kus ma saan selle. Kus seda müüakse? Kus ma saan selle? Kus ma nüüd juba saan selle? Kus ma nüüd kohe saan selle? Ja ma julgen väita, et see on täpselt samamoodi otsetee suhtevägivalda. Ja nii julgelt väidangi seda. Lihtsalt nii julgelt väidangi seda. Ma tean, et ma mingi moment pean hakkama seda rohkem lahti seletama. Ja ma täielikult meelega, teadlikult viskan siia neid kuidas ma ütlen siis, provotseerin või? Kui see on õige sõna. Šokolaadi sina hammaste küljes ei ole. Panin jälle uljalt endale siia šokolaadi ja nüüd hakkasin mõtlema, et kurat, see võib mul hammastesse jääda ju. Nii et kui mul üks moment klahvi vahelt kuskilt midagi on pruun, siis ma sain šokolaadi kätte. Ja ma julgen, üks moment tagasi ma kirjutasin ühe artikli, kus ma tõin ka välja selle aspekti, et me tahame ma ei saa öelda me, sellepärast, et mina see ei ole. Ma saan öelda sa. Sa tahad laste kasvatamise ajal valel ajal puhata ja rahu. Päriselt ka. Need esimesed aastad lapse kasvatamise juures, need on nii üliolulised. Tal on vaja sinu 210% kohalolu, 710% kohalolu. Tal on vaja sind, tal on vaja su tuge, tal on vaja su eeskuju. Ja siis, kui sa oled sellel ajal andnud talle impulsi, et sul on temast ükskõik. Sa oled ta igasuguste võimalikude nippidega endast võimalikult kaugele lükkanud. Ja tema juba teab, et ta on harjunud niimoodi, et sa ei taha teda. Sest sa oled väsinud ja sul on kiire ja pole aega ja sa räägid üldse kellegi teisega praegult ja sa pead tööl olema ja siis sa tuled töölt koju, sa pead süüa tegema ja kõik need, mis on täiesti loomulik elu osa, eks ole tegelikult. Aga ja siis, kui sa oled sellel ajal, nende esimeste aastate jooksul, pushin selle lapse võimalikult kaugele endast. Annud talle kätte mänguasju meeletus koguses, ma ei tea, viinud ta hoidjate juurde, pannud lasteaeda, mida iganes, kõike on ju. Ja annud talle ekraani kätte. Kasvatanud ta üles mitte enda kohaloluga, vaid enda eemalolekuga. Ja siis tuleb puberteet. Ja siis avastad, et sul on laps, kes elab ekraanides. Ta elab telefonis, ta elab oma mängudes. Ja siis sa enam ei taha temast puhata. Siis järsku sina hakkad otsima kontakti. Sa teed seda kõike vastupidi. Miks siis? Miks mitte esimesed 3 aastat, 4 aastat, 6 aastat? Miks sa avastad siis, kui su laps on, ma ei tea, millal need suured probleemid siin tekivad, 14 keskmiselt ütleme, siis edasi järgmised 3, 4, 5, 6 aastat sa näed räigelt vaeva. Et see laps nagu, mis tal viga on ja issand jumal ja ma ei tea, mida ma kuskil valesti olen teinud ja sellised asjad. Kui sa tegelikult ise oled harjutanud ta ise, see on siis see koht, kus tegelikult peaks hakkama see lapsest lahti laskmine. Mida sina oled juba ammu varem ära teinud. Tegelikult. Ja täpselt
see plastmassjulla, mis tollele lapsele seal videos nagu kätte anti, see on kõik otse tee sinna. Su laps jääb nii rahulikult üksinda magama, mõtle kui hea. Aga enne kui asjad lähevad jonnini, anname talle kohe selle julla kätte. Ja sul ei tekigi probleeme. Ja siis mõni vanem küsib, et issand jumal, sul lähevad lapsed nii kuidagi, sa näed nii värske välja, et kuidas teil ei ole probleeme magama jäämisega, et meil on meeletud jonnid ja jamad kogu aeg ja siis sa ütled, et ei, aga me ennetasime probleemi, et me ostsime talle mingi julla, mida ta siis võtab iga õhtu kätte ja siis ta jääb üksi magama. Selle mugavuse juures, kus me tänapäeval oleme välja jõudnud, me unustame ära, mis asi on lähedus, mis asi on kontakt. Ja me õpetame lastele väga väikesest saati selle juba selgeks. Ja päriselt ma ütlen sulle, et kui sa oled oma lapsele nende esimeste aastate jooksul selgeks õpetanud selle, et ta ei tahagi kontakti enam. Sa oled talle selgeks õpetanud, sa oled ta juba hülganud selles mõttes. Tema jaoks on hülgamine. Tema aju ei tee vahet. Sina tead, et jah, sul on kiire ja sul on 100 imet veel ja siis sa annad talle selle lihtsalt praegu. Aga tema jaoks see lihtsalt praegu sillutab tee sinna, et ta tunneb ennast hüljatuna. Teate, kui vähe on vaja trauma tekkimiseks? Ja see on juba ka trauma. Hülgamine. Ja, sul on nii hea rahulik. Pikemas perspektiivis sa teed endale meeletu karuteene. Sest pärast sa pead hakkama seda kontakti taastama. Pubekana. Siis kui tema mässab. Siis kui ta juba ammu teab, et sul ei ole teda vaja. Sa ei tahagi teda. Sa ei taha ta lähedust ju. Ta niikuinii siis juba mässab. Ja ta mässab lihtsalt selle võrra rohkem. Sest ta läheb lühisesse. Ta ei saa enam aru, mida sa tahad tast. Enne sa ei tahtnud midagi, nüüd järsku sa tahad suhelda või mis asja. Miks? Lähedus, mis asi see veel on? Omavahel suhtlemine või? Ma ju suhtlen mängukaaslastega. Arvuti mängus. Mul ei ole vaja rohkem. Karm. Väga karm. Me peame nii ettevaatlikud olema tänapäeva maailmas, selle mugavuse maailmas, mida me teeme tegelikult. Sest me teeme jõhkra karuteene endale. Päriselt. Ma saan aru, et väikeste lastega on meeletud probleeme. Mul on 5 korda beebid olnud. Ma tean väga hästi, kui raske on nende tillukeste lastega, nende väikeste lastega. Ma tean väga hästi seda. Ma tean ka väga hästi seda, kui on väikeste vanuse vahedega nad ja ma tean ka väga hästi seda, kui üks on autistlik üldse ja tahab täiesti erinevat tähelepanu saada, siis samas kõrval on sul veel üks väike ja siis ma tean väga hästi seda, kui sünnib selline laps, kes lihtsalt jõhkralt karjubki ja röögibki ja kogu aeg ja tal ei piisa mitte millestki. Ta lihtsalt 24/7 ainult röögib. Ma tean seda kõike. Ma tean, et see on raske. Ma olen hullunud olnud, päriselt ka. Ma olen nutnud ööd ja päevad ise selle sama röökiva lapse juures, sellepärast, et ma olen nii läbi juba, ma ei jaksa enam üldse. Ja ma isegi ei tea. Ma ei mäleta, et mul oleks üks kord ka meelde või pähe löönud, et oleks mul mingi julla või midagi, mingit vidin, mis nagu teeks selle asja lihtsamaks. Ma teadsin, et tal on lihtsalt lähedust vaja. Ma teadsin, see ei kesta igavesti. Ma tean, et selle sees olemine, see tundub nagu on, see ei lõpe mitte kunagi ära.
Ja see läheb tegelikult nii kiiresti üle. See läheb nii kiiresti, need mõned aastad, kus ta selline on, see läheb nii kiiresti üle. Ja see on nii vajalik üle elada, sellepärast, et siis, kui nad on puberteedis, siis sa näed seda vahet. Või nojah, siis sa näeks seda vahet. Mina praegu näen seda vahet. Ma olen nii tänulik, et mul ei olnud neid aparaate või et keegi andnud neid aparaate ja värke mulle ette. Ma lihtsalt pidingi hakkama saama ja ma sain. Üksi, kusjuures veel. Mis on põhiline? Meil ei ole vaja tehnikavidinaid, et oma lastega hakkama saada ju. Mida meil tegelikult oleks vaja, oleks oma vanemad. Sest nemad on kõik selle juba läbi teinud. Nemad võiks aidata. Aga me ei lase. Erinevatel põhjustel muidugi. Saan aru. Tean sellest osast ka kõike. Minu vanemad ei olnud mul abis. Pigem minu ema oli see, kes ütles mulle, et mine koti. Sul on nüüd lapsa hakkama. Mine koti. Pole minu asi. Nii et ma lihtsalt palun, et sa paneks tähele, mida sa teed. Ma saan aru, et on raske. Ja ma saan aru, et need igasugused lisavidinad, mis välja mõeldakse, nad võivad tõesti aidata. Aga mõtle pikemas perspektiivis ka. Mõtle selle pikema perspektiivi peale just. Kui sa täna nüüd annad talle selle vidina kätte ja sa näed, et ta tõesti jääbki kohe magama, sest mingi impulss tal siin käes käib või ma ei tea, mingi elektri... Esiteks, kuidas seda närvisüsteemile nagu tulevikus mõjub või mõju avaldab? Midagi kuskilt on nihu läinud ilmselgelt. Elu sees ma ei taha uskuda seda asja, et need mingisugused lained, mis nagu beebidele külge pannakse, et nad ei mõju mitte kuskile. Ma ei taha uskuda seda. See on ebaloomulik. See ongi lihtsalt, see on ebaloomulik. Me ei taha oma beebisid jätta ju lauspäikese kätte ka. Miks me peaksime nad jätma mingisuguste lainete kätte? Mingid impulsid kuskilt, mingist aparaadist. Plastik. On ju? Terve maailm on plastiku vastu, aga kui beebidel on mingi plastikust asi välja mõeldud, halleluuja, aamen, jumala eest, kõik, andke siia, on ju? Kus loogika on? Tal ei ole vaja neid aparaate, tal on vaja füüsilist lähedust. Tal on vaja sind. Ärme unusta ära see füüsilise läheduse vajadust. Me ei tohi seda ära unustada. Mis meist inimkonnana saab muidu? Seda on nii karm mõelda. Mul on seda nii hirmus mõelda. Kuhu me niimoodi välja jõuame, kui kasvab üles, ütleme, et terve põlvkond lapsi, kes tegelikult juba on üles kasvanud, kes ei tea lähedusest mitte midagi. Kõige õudsem selle juures on see, et neil puudub see vajadus, sest nad ei teagi, mis see on. Neil ei ole seda kunagi olnud ja me ei oska tunda puudust millestki, millest me ei tea mitte midagi. Ja seal on oma põhjus, miks see jõuab lõpuks välja vägivaldsete suheteni. See on väga suur seos. Aga ma ei taha nüüd väga pikemalt siin rääkida. Tahad sellised oma need mõtted edasi anda. Ja. Mis seal ikka?
järgmiste videoteni siis. Tšau!